Tere päevast. Tegelikult mul on väga suur au siin seista ja olen väga tänulik Fermi Energiale selle võimaluse eest. Ja vaatamata sellest, et ma olen juba ammu kodustatud leedukas, teie loal ma jätkan kõnet inglise keeles. Good afternoon to everybody. Nii et tere päevast kõigile. Aitäh. Toomas Jermalavitsus. Minu nimi on Toomas Jermalavitsus ja ma olen Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur. Ma olen pärit Leedust, olen elanud siin juba pikka aega ja minu tänane teema ongi Leedu. Tänane päev on olnud väga pikk ja huvitav ja ma usun, et kõik ootavad Kalevi lõpusõnu ja paari jooki selleks, et tähistada tänast üritust. Kuid ma usun, et kõik need lood peavad olema tasakaalustatud, et me peaksime ka hoiatusi arvesse võtma. Et siin me ei räägi ainult õuduslugudest, siis pärast seda oleks meil tõesti napsu vaja. Aga meil oleks vaja vaadata ka seda, et kui me edasi liigume nende projektidega, siis ei pruugi olla niivõrd sujuv, nagu me kõik ootame. Ja Leedu on siin väga heaks näiteks. Suur osa sellest loost, mida ma tahaksin teile kirjeldada, on seotud kaitseuuringute raportiga. Fermi Energia teadusuuringute stipendium toetas seda ja siin on meil ka 3 väga head Ameerika päritolu analüütikut, kes andsid ka omapoolse panuse. 2 leedukat on siin ka, kes sellega töötasid ja siis Tõni Sidarand ka Eestist. Ja ma tõesti soovitaksin, et te loetaksite seda raportit, see on väga huvitav, see näitab ka seda, millised julgeolekuohud tekivad, millised mõjud on Eesti otsusel vaadates rahvusvahelist partnerlisust ja välispoliitikat, sellepärast kui meil on tegemist niivõrd tähtsa otsusega, et kui muutuda tuumariigiks, siis siin on erinevaid asjaolusid, mida tuleb arvesse võtta, kaasa arvatud ka geopoliitilist asjaolud, pidades silmas praegust geopoliitilist olukorda. See lugu, mida ma tahaksin teil rääkida, puudutab seda, kuidas elas Vissegani tuumajaama projekt. 3 Balti riiki ja Poola olid otsustanud selle projekti ellu viia, kus riik, kus on tuumaenergia pädevus, taristu, tugev avalikkuse toetus tuumaenergiale ja kellel on ka hea kokkulepe, mis äkitselt loobus sellest soovist. Kui kõik oleks hästi läinud, nüüd meil oleks olnud praeguseks juba väga suur piirkondlik tuumaenergiajaam olemas ja see oleks juba tootmises olnud. Ja kui te ei ole teadlikud sellest projektist, siis ma räägiksin natuke ka taustast seda, mis on juhtunud. Leedu lõpetas nõukogude perioodi tuumajaama tegevuse, see oli siis RBMK nõukogude reaktorid, need olid ebaturvalised, Euroopa Liit nõudis nende sulgemist ning selle tulemusena üleöö sai Leedust elektri neto importi ja Leedu praegu 70% ulatuses oma energiavahetuses sõltub impordist. Rahvas oli selle poolt, et tuumaenergiaga jätkata. Nii et 60% aastal 2007 leidsid, et tuumajaama võib ehitada küll, et need tingimused olid olemas. Õiguslik raamistik, tehniline pädevus, taristu, personal ja 2006 me saime oma Balti partnerid, Läti ja Eesti ka kampa. Ja nemad esinesid omapoolse avaldusega, et me toetame uue tuumaenergia ehitamist ja uus energiastrateegia ütles, et aastast 2015 võiks valmis olla. See oli küll päris optimistlik. Poola ühines projektiga hiljem ning allkirjastada ka kokkuleppe Hitachiga Jaapanist, mis puudutas uue põlvkonna reaktori kasutamist samas asukohas Visiginas
kus oli siis vana tegevuse lõpetanud jaam. Siis oktoobris 2012 koos parlamendivalimistega Leedus toimus ka referendum. See on konsultatiivne referendum, ehk siis selle tulemus ei olnud siduv valitsusele. Ja seal 34% toetasid uut tehast ja osalusmäär oli 52%, ehk siis valitsus ei saanud avalikkuse tuge uuele tuumajaamale. Ja opositsioon võitis valimised ja kui nad alustasid siis oma ametiaega, nad otsustasid ka avalikkuse huvis kinni pidada ja projekti jäeti kõrvale. Millised olid võtmeõppetunnid siin? Kõigepealt, vaadates konteksti ja ajastust, mis samal ajal juhtus? See oli pärast Fukushima katastroofi, globaalse finantskriisi ja olid väga rängad eelarvekärped ja me nägime ka seda, et Leedus ei olnud ka väga suurt usaldus valitsussektori vastu, sest ühiskonnas olid lõhed ja kontekst praegusel hetkel on hoopis teissugune. Euroopas on sõda, energiakriis ja me võime nüüd öelda, et Venemaa on vaenlane, me ei pea kuidagi viisakad olema ja see kontekst on hoopis teissugune, kuid samas me peame arvestama ka Leedu õppetundidega, sest teatud asjad kordavad ennast uuesti teises kontekstis ja üks nendest asjadest, mida me leidsime, et ka on udusulgmiskaamli seljaru murrab lõpuks, et me tegemist oli terve hulga erinevate teguritega, mis alustasid oma tööd tuumaenergia vastu sõnavõttes oli väga palju, väga väikeseid mõjureid ja nendel oli oma mõju. Nii et kogu aeg sama seltskond hakkas sõna võtma väga tundlikel teemadel NATO liikmelisus, see puudutas ka põlevkivi potentsiaalset kasutamist, põllumajandusmaa müümine välismaalast, LGBT õigused, nüüd toetus Ukrainale, et see on alati sama grupp inimesi. Erinevate organisatsioonide nimetuste all, aga tundus, et tegemist on väga hästi koordineeritud teguritega ja agentidega, kes on valmis tegutsema Leedu ja Leedu liitlaste partnerite vastu. Ja nagu me teame ka seda, et vaenlase hääl on mõjukas, tegemist oli aktiivsete Vene projektidega selleks, et seista selle projektile vastu ja valitsusel ei olnud ka piisavalt võimekust sellele vastu seista. Nii et vaatame nüüd seda osa, mis puudutab seda, et vaenlasel oli ka mõju, me teadsime vaenlane ehk siis Venemaa, nendel oli oma eesmärk, eesmärgiks oli energiaturu liberaliseerimist takistada, vähendada integreerimist Euroopa turuga, säilitada monopol gaasitarne osas, see puudutas ka loomulikult osaliselt tuumaenergiat, siis vähendada elektri tootmisvõimekust ja säilitada Balti riikide sõltuvust Valgevene ja Venemaa elektrist. Mida nad kõigepealt tegid? Nad kõigepealt keeraldasid kahte paralleelset projekti Visegeenasega, see on Kaliningradis ja Valgevenes. Tegemist oli siis sellised ideed lihtsalt ja küsimus oli ka selles, et miks te peate üldse oma tuumajaama ehitama, ühinege meiega, saate odavat elektrit, teil ei ole samad kulud, mis teil tekiksid ja teil ei ole samad riskid, mis tekiksid, lihtsalt ühinege meiega. Nii et suured lobikampaaniad alustasid sellega. Lisaks sellele arusaamele, mis puudutas ka potentsiaalset majanduslikku mõju, siis algas ka infosõda selle projekti vastu, levitades kõhklusi, mis puudutab kulusid, tulevast kasumlikkust ja viidates ka konspiratsiooniteooriale, et see projekt oli projekti eesmärgiks oli eliidi poolt Leedu rahva vaesustamine ja seejärel tekkis ka siis poliitiline sõda, kus olid need pseudorohelised ja muud marginaliseeritud poliitilised grupid, kasutas ära korruptsiooni. Mindogas Bastiisi juhtum, see on tema oli parlamendi liige, kasutas ära gaasilobi, sest nendel olid väga head kontaktid poliitilistes ringkondades
ja nemad loomulikult ei ole olnud huvitatud sellest, et Leetu esitatakse uus tuumajaam. Ning lisaks siis ähvardati ja olid ka füüsilised ähvardused nende inimeste vastu, kes selle projektiga olid seotud. Ja selle tulemusel, kuna tegemist olid agiilsete meetmetega selle projekti vastu, endine peaminister Andris Kubilius, kes nüüd on Euroopa Parlamendi liige, tunnistas, et Leedu kaotas selle hübriidsõja Venemaa vastu, öeldes, et mis puudutab Visegradi tuumajaama, siis võitjaks oli Kreml ja Rosatom ja nüüd meil oli siis Ostrovetsi probleem, sellepärast et Venemaa ehitas Valgevenesse tuumaelektrijaama kohe pärast seda, kui meie projekt peatus. Ja endine peaminister ütles, et Kreml võitis ja siin tuntud parteid ja ärimehed olid võitjaks, sest nemad pärast seda said kasu väga kasumlikest kokkulepetest ja ärilistest lepingutest Venemaaga. Ja meil oli oma sõna ka veel võimalik öelda, meie julgeoleku asutus tuvastas selle ohu varakult ja andis oma hoiatus selle kohta, mis juhtub. Meil oli ka poliitilised viiteid selle kohta ka. Meie endine president nõudis, et desinformatsiooni levik lõpeks ja võideldi ka poliitilise korruptsiooni vastu. Alustati parlamendi poolseid uuringuid, mis leidis, et parlamendi liigi Mindaugas Pastis tegelikult töötas Vene huvide nimel. Ta tagandati ametist, aga sellega ei saadud küll piisavalt hääli, aga ta ise loobus oma ametikohast. Nii et kui palju sellised kangelasi on need, kes on meie jaoks tundmatud. Ja meie raport siis leidis, et projekti läbikukkumine oli seotud poliitilise otsuste langetamise protsessiga, keerulise protsessi käiguga, aga Venemaa tegi väga suuri jõupingutusi selleks, et nõrkusi ära kasutada. Ja siis on tagajärjed ka, mille eest me praegu veel maksame. Tuumaenergia on Leedus selle tõttu nüüd halvas kuulsuses. Mõned ametnikud, ettevaatlikud on hakanud ütlema, et tuumaenergia võiks olla osa meie energiaportfellist. Meil on võimsust liiga vähe, me sõltume impordist ja Astravets oli kohe siis Venemaa poolt loodud selline kontrolli üritus ja me oli tegemist väga keerulise perioodiga Eesti ja Lätiga, sest me kõik sõltusime Valgevene ja Venemaa impordist ja Visaginase piirkonnas on 75% venekeelset elanikkonnast, nii et see on sarnane siis Narvaga. Ja tööpuudus on seal väga kõrge ja majanduslikud väljavaated on selles piirkonnas küllaltki nirud. Ja millised võiksid olla järeldused? Ma ütleks, et Eestis tuginedes sellele, mis Leedus on juhtunud, me peame säilitama laialdast poliitilist ja ühiskondlikku konsensust ja me ei tohiks mõelda selle peale, et marginaalsed grupid mõju ei avalda, vaid me peame nendega tegelema. Sest ülbus tabab ideed ära ja meie mõningad ametnikud olid väga ülbed, nii et siis nad seega hääletadegi nende projekt maha. Meil peaks olema väga hästi kirjeldatud majanduslik, keskkonnaalane, geopoliitiline mõju, kui tuleb ausalt kirjeldada kõiki riske ning samas me peaksime väljendama väga selgelt seda, et Venemaa hakkab selle projekti vastu võitlema. See ei ole Venemaa huvides, et Fermi või keegi teine ehitab siin väikese moodulreaktori. Nad hakkavad kõigepealt rääkima reputatsioonist ja selle tehnoloogia usaldusväärsusest, tehnoloogia tootjatest, Jaapanist, Kanadast, Ameerika Ühendriikidest. Nad ründavad Eesti valitsuse reputatsiooni, et kas Eesti valitsus on piisavalt usaldusväärne ja pädev tuumaenergia jaoks, rünnatakse projekti ellu viivad firmad, kindlasti ka gaasilobi alustab oma tööd
küsimus oli ka Maailma Energianõukogus, et kas Vene gaas tuleb tagasi. Ma tean, et Kalevit see küsimus väga häiris ja mina esitasin selle küsimuse, sest ma juba näen selle kohta märke ja üks riigifirma tippjuht oli vägagi aktiivselt valmis sellest rääkima, et seda ei juhtu, aga need vastused on olnud siiamaani küllaltki huvitavad. Nii et on ka võimalusi kasutada ära lõhesid, erimeelsusi ühiskonnas, nii et see kindlasti juhtub. Küberinformatsioon, ka füüsiline sabotaaž, nii et me peame mõtlema ka terroristohu peale pärast seda, mis juhtus Nord Streamiga. Nii et Venemaa on täiesti võimeline ka sabotaaži korraldama nii taristus ja eriti mis puudutab kriitilist taristut. Ja mis puudutab poliitilist mänge, siis loodetavasti praegused mängud on selleks ajaks möödas. Aga lootus ei ole selline viis, kuidas me saame julgeolekut planeerida. Me peame olema kohanemisvõimelised, me peame suhtlema oma vahel, me peame kindlasti kaasama tervet ühiskonda. Ja eesmärgiks on saavutada strateegilise projektiga edu, mis on oluline nii mitte ainult Eesti, kuid ka terve piirkonna jaoks. Suur tänu.